Me oleme tüürinud selle kriisi poole järjest enam ja nüüd, kui me juba hakkame kasutama Tervisekassa reserve, mis on mõeldud nii-öelda mustadeks päevadeks ja need saavad mõne aastaga otsa, siis ma arvan, saabub päris kriis. Et meil on vaja kindlasti praegu tegutseda, et see, mis iganes kriis on tulemas, et see oleks siis leebem. Aga mida teha saab? Mida teha saab? Tegelikult vaja oleks teha hästi palju. Ja kui te enne küsisite, et kust peaks alustama, siis iga tervishoiusüsteemi väga tugevaks aluseks on kvaliteetne esmatasand ja esmatasandiks me nimetame perearstiabi, kiirabi, EMO-sid ja seal on veel osapooli. Aga mida tugevam on see vundament, seda paremini ka püsib hoone ja nii on ka tervishoius. Et kui ma ütlesin, et me jõuame kriisi, siis ma mõtlesin tegelikult seda, et kui me praegu veel ikkagi inimesed saavad arsti juurde ja nad jõuavad sinna, siis kui me peame võib-olla umbes 10% eelarvest kokku tõmbama 3 aasta pärast, kui me ei leia lisaraha või kui me ei leia kokkuhoidu või mõlemad korraga, et siis tegelikult võib juhtuda, et inimesed päriselt surevad selle pärast, et nad ei pääse arsti juurde.